Esimene Moosese raamat, 12. peatükk. Jumal kutsub Aabrami. Ja Jehova ütles Aabramile: mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ja Abram läks, nagu issand teda käskis, ja Lot läks koos temaga. Abram oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. Ja Abram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud ja Haaranis hangitud hingelised. Ja nad läksid teele Kaanani maa poole ja nad jõudsid Kaanani maale. Ja Abram käis maa läbi Seekemi püha paigani, Moore tammeni. Kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja issand ilmutas ennast Abramile ning ütles: sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestiku Beetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Beetel jäi õhtu ja ai hommikupoole, ja et ta ehitas sinna altari issandale ning hüüdis appi issanda nime. Ja Abram läks teele, rändas üha ja siirdus lõunamaale. Abram Egiptuses, aga maal oli nälg. Siis Abram läks alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, sest maal oli suur nälg. Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saaraile: vaata, ma tean, et sa oled ilusa välimusega naine, aga kui egiptlased sind näevad, siis ütlevad nad, see on tema naine. Siis nad tapavad minu, aga sinu jätavad elama. Ütle siis, et oled minu õde, et mu käsi sinu tõttu võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks. Aga Abram jõudis Egiptusesse. Siis nägid egiptlased, et naine oli väga ilus. Ja kui Vaaro vürstid teda nägid, siis nad ülistasid teda Vaaraole ja naine võeti Vaarao kotta. Ja Vaarao tegi Abramile tema pärast head. Ta sai lambaid ja kitsi, veiseid ja eesleid, sulaseid ja teenijaid, emaeesleid ja kaameleid. Aga issand nuhtles Vaaraod ja tema koda suurte nuhtlustega Saarai, Abrami naise pärast. Siis Vaaro kutsus Abrami ning ütles: miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et ta on sinu naine? Miks sa ütlesid, ta on mu õde? Nõnda, et ma tema enesele naiseks võtsin. Aga nüüd vaata, seal on su naine, võta tema ja mine. Ja Vaaro andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal on. Aamen. Õpetussõnad, peatükk 12. Kes armastab hoiatust, armastab teadlikkust, aga kes vihkab noomimist, on juhm. Hea inimene saab issandalt tunnustuse, aga kurja nõuga mehe ta mõistab hukka. Õeluse pärast ei jää inimene püsima, aga õigete juur on kõikumatu. Tubli naine on oma mehe kroon, aga häbitu on otse kui mädanik tema luudes. Õiglaste mõtted on õiged, õelate nõuanne on pettus. Õelate sõnad varitsevad verd, aga ausate suu päästab varitsetavad. Õelad kummutatakse ja neid ei ole enam, aga õigete koda jääb püsima. Meest kiidetakse tema mõistuse pärast, aga meelesegane on põlatud. Parem on olla tähtsusetu, kel ometi on ori, kui ennast laiutada ja olla leivata. Õige hoolib oma looma hingest, aga õelate halastuski
on julm. Kes oma põldu harib, sel on leiba küllalt, aga kes tühja taga ajab, on meeletu. Õel himustab kurjade saaki, aga õigete juur kinnitatakse. Kurja püünis on huulte üle astumises, aga õige pääseb hädast. Oma suuviljast saab igaüks küllalt head ja inimese kätetöö tuleb tagasi temale enesele. Rumala tee on ta enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda. Rumala pahameel saab kohe teatavaks, aga tark katab solvangu kinni. Tõekõneleja kuulutab õigust, aga valetunnistaja pettust. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Tõehuuled kestavad igavesti, aga valelik keel on üürikeseks. Kes kavatsevad kurja, neil on pettus südames, aga kes annavad rahunõu, võivad rõõmu tunda. Õigele ei tule midagi halba, aga õelad on täis õnnetust. Valelikud huuled on issanda meelest jäledad, aga ustavad on temale meelepärased. Tark inimene varjab, mida ta teab, aga alpide süda kuulutab nende rumalust. Kärmete käsi valitseb, aga laisk peab orjama. Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu. Õige hoiab eemale halvast, aga õelaid eksitab nende oma tee. Laisk ei saa küpsetada jahisaaki, aga inimese kallis vara on virkus. Õigluse rajal on elu ja sillutatud teel ei ole surma. Aamen. Lõppes õpetussõnade 12. peatükk. Uus testament, Markuse evangeelium, 9. peatükk. Ja ta ütles neile, tõesti ma ütlen teile, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma enne, kui näevad Jumala riiki tulnud olevat väega. Ja 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele ja teda muudeti nende ees. Ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama. Selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. Ja Eelia koos Moosesega näitas ennast neile ja need kõnelesid Jeesusega. Peetrus vastas ning ütles, Rabbi, siin on meil hea olla. Teeme 3 lehtmaja, sinule 1 ja Moosesele 1 ja Eeliale 1. Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Ja tekkis pilv, mis neid varjas ja pilvest kostis hääl. See on minu armas poeg, teda kuulake. Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi enda juures. Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui inimese poeg on üles tõusnud surnuist. Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent omavahel arutasid, mida tähendab surnuist üles tõusma. Ja nad küsisid Jeesuselt, miks kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia. Aga tema lausus neile, Eelia tuleb küll enne ja seab kõik korda, aga kuidas on kirjutatud inimese pojast, et temal tuleb palju kannatada ja teda põlatakse. Aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, ent nad on talle teinud, mida kõike aga tahtsid, nii nagu temast on kirjutatud. Jeesus tervendab langetõbise poisi. Ja kui nad tulid jüngrite juurde,
nägid nad suurt rahva hulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas. Niipea kui rahva hulk Jeesust nägi, olid nad kõik väga hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda. Ja Jeesus küsis neilt, miks te vaidlete nendega? Keegi rahva hulgast vastas talle, õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim ja kus tahes see teda tabab, paiskab seda maha. Ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. Aga tema vastas neile, oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla. Tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see juba temaga nõnda on? Aga tema ütles lapsest saadik ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Otse kohe hüüdis lapse isa. Ma usun, aita mind mu uskmatuses. Aga kui Jeesus nägi, et rahva hulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja, kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otse kui surnuks. Nii et paljud ütlesid, et ta on surnud, aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt omavahel olles, miks meie ei suutnud seda välja ajada? Ja Jeesus ütles neile, see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist. Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks, sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta 3 päeva pärast üles. Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. Kes on suurim? Ja nad tulid Kapernauma. Ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite? Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel omavahel arutanud, kes on suurim. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu. Ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu mitte minu, vaid minu läkitaja. Kes ei ole vastu, on poolt. Johannes lausus talle, õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurja vaimu välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Ja kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast, et te olete Kristuse omad. Tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Patustamise ohtlikkusest. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes, neist pisikestest minusse uskujaist. Sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära. Sul on parem minna vigasena ellu, kui 2 käega põrgusse, kustumatusse
tulla, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiu ta ära. sul on parem minna jalutuna ellu, kui 2 jalaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja. sul on parem minna 1 silmaga Jumala riiki, kui 2 silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Sest kõiki soolatakse tulega. sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Aamen. Lõppes Markuse 9. peatükk. Uus testament, Pauluse esimene kiri korintlastele, 2. peatükk. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui risti löödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas. Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega. Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Tarkusest me kõneleme täiuslikes eas, ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks, meie auks enne ajastuid. Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse issandat, auissandat risti löönud. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused, sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on, samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi, sest kes on tundnud issanda meelt, kes võib teda juhatada, aga meil on Kristuse meel. Lõppes Pauluse esimesest kirjast korintlastele 2. peatükk. Aamen.